Jõu kõigile, te olete tulnud minu kanalile jälle. Ma teen seekord natuke teistsuguse video, kus ma vastan teie küsimustele, mida te olete mul küsinud. Et teid on hästi palju kogunenud, kes vaatab minu videosi Keep doing what you're doing ja lihtsalt ma ei jõua kõigil ükshaaval vastata. Nii et ma vastan mõnedele küsimustele ja üldse räägin, miks ma tulin Aussi ja nii edasi. Võtan Ronaldi ka see videosse võib-olla, kui ta tuleb. Aga ühesõnaga, esimene küsimus kohe, miks ma tulin üldse Austraaliasse? Väga lihtne põhjus. Ma tahtsin minna peale keskkooli, tahtsin minna ülikooli, polnud raha selle jaoks. Mõtlesin, pean aasta aega töötama, aga kui ma juba aasta aega nagunii töötan, miks teha seda Eestis? Ja kuidagi oligi, Austraalia kuidagi sattus, jäi silma ja... Okei, helikopter läks ära. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, põhjus väga lihtne, tahtsin kooli minna, polnud raha kooli jaoks. Mõtlesin, pean aasta aega töötama, raha koguma kooli jaoks ja miks teha seda Eestis, tulla sooja Austraaliasse, näha maailma ja koguda kergelt raha. Ja niimoodi oligi, lihtne põhjus. Ja teine küsimus kohe. Okei, üks hästi siuke tüüpküsimus, kuidas läheb? Väga hästi läheb. Siin on nagu elu nii mõnus, eriti noorel, sa ei pea nagu jälgima, mida sa poes ostad või mis hinnaga asjad on, sa ei pea seda jälgima. Et rahalises mõttes on ülimalt kerge, ei ole vaja nagu muretseda ja ühesõnaga väga hästi läheb meil. Nii et annan küsimust selle küsimuse peale ka veel. Nii, võtame kohe järgmise. Mis on vaja siis selle jaoks, et siia tulla? Põhimõtteliselt sul on vaja siis teha endale Working Holiday viisa. Selle saab eestlane ülikergesti kätte, ma tegin reaalselt selle tunni ajaga ära niimoodi, et täitsin selle applicationi, saatsin ära, 5 minuti pärast tuli mul vastus olemas, et sain viisa endale. Ja nagu nii lihtne see ongi, maksad 4 sotti selle eest, seda saab teha Austraalia mingi governmendi lehe peal, lihtsalt pane otsingusse Working Holiday viisa ja võtta mingi governmendi leht.au lahti ja sealt saab teha seda. Ühesõnaga, hästi lihtne on eestlased siia tulla ja saate aasta aega. Okei, pidime natukene ümber ennast istutama sellepärast, et see sein seal on siis kaitse all ja me ei saa seal filmida, nii et nüüd me oleme kuskil tuima kõnnitee peal, kuskil muru peal. Aga nii, jätkame siis enda Q&A asjadega ja vaatame, mis järgmistele küsimustele vastata saame. Pean telefonist otsima, kuna te kirjutate mulle privaat messages ja te ei pane mulle videod alla. Pange videod alla mulle küsimus, mul on kergem leida. Vana ma olen 19, ma lõpetasin just keskkooli. Peale keskkooli siis tegin terve suvi tööd, kogusin raha, et siia tulla. Kui ma tulin, mul oli sulas, oli mul $200, millega ma siis survive'isin, elasin 2 nädalat, käisin couchsurfing kaudu, elasin siis suvaliste inimeste nii-öelda diivanil, te nägite mul videos ka. Ja põhimõtteliselt elasin 2 nädalat niimoodi, et ma ise mitte midagi maksnud, põhimõtteliselt joppas ühesõnaga, vedas täiega. Ja siis ma sain oma rahad kätte, mis mul oli siis kaardi peal kinni, kuna mul olid mingid limiidid, asjad ühesõnaga. Aga ma võtsin kaasa mingi $1600 umbes. See oli küllalt, see oli nagu piisavalt, et $1000 võid vabalt tulla siia ja saada ilusti hakkama. Ma arvan, mina saaks vabalt hakkama $1000. Väga vabalt saab hakkama, ja. Et jah, ei ole vaja mingit suurt stardikapitali, lennupiletid oli mul, ma sain 450-ga, 410 pluss mingi $40, $50 oli see lisapagas, $50 vist 3 ümberistumist, 4 lendu kokku, 3 ümberistumist. See oli päris juba. Aga raha mõttes väärt seda parem kui 8 sotti. Enamasti on 8 sotti piletid. Põhimõtteliselt, kui sa tuled siin, siis elamisega on ilmselt niimoodi, et sa lähed alati kuskil sharehouse, elad siis mingi 6-5 inimesega koos, oleneb palju sul raha on. Me maksame $180 nädalas ja meil on 6 inimest kokku, mina, Ronald ühes toas ja meil on oma vets ka, mis on ülihea. Ja siis on 4 inimest elavad veel seal majas, et ühel paaril on siis enda tuba ja siis on 2 inimest on elutoas elavas mingi kardinate saunalinade vahel. Nii kahtlane teema, aga vahet pole. Palju elamise peale kuluda võib siin. Ongi 180 on meil rent, umbes sinna hinnakanti jääb ka teil see vahet pole, kus kohtad elama lähete, kas lähete linna või lähete maale või siis ütleme linna äärde. Linna äärest saate 180 eest lihtsalt nagu tunduvalt parem elamise, aga see on nagu ikkagi vahet pole, kui sa tahad linnas elada, siis 180 väärt seda. Toiduga on nagu suht lihtne, et ei kulu väga palju rohkem kui Eestis. Toiduga on nagu 2 korda kallim võib-olla kui Eestis, eriti kui dollarites ümber, siis vaatad küll, et mingi $5, aga kui võtta, et see on mingi 3 €, siis tegelikult ei ole nagu midagi. Et meil kulub kuskil, iga kord poodi lämme kulub kuskil $20-30 ja me sööme väga hästi selles suhtes, et ei hoia nagu tagasi ennast ja kui tahame mingit magusat asja, tahame mingit rämpsu, mida iganes, siis ostame. Kui ta arvestas 60, 80, 60, kui sa oled üksinda, ma ei tea, 120 midagi sellist, kui olete kahekesi. Aga on võimalik odavalt elada, on võimalik kallilt elada, nagu igal pool. Töökoha kohta niimoodi, et ma ise nagu töötasin siis põhimõtteliselt 1,5 kuud müügitöö peal.
kõige lihtsam koht, kui üldse saada ükskõik mis linnast sa oled, müügitööd on alati, saab teha, kohe kutsutakse intervjuule ja sellepärast kutsutakse, et inimesed, kes teevad müügitööd, nad panevad seal mingi nädal aega, 2 nädalat, nad nutavad ja mis iganes, see on nii raske töö, ja siis nad quitivad, nad ei viitsi teha seda. See on nagu väga julm, kuidas saad nagu uste peal ja värkides saad nagu heiti täiega, et see on raske töö, aga jällegi seda tööd on nagu lihtne saada, et saadad kirja, lähed intervjuule ja põhimõtteliselt järgmine päev töötad juba, et kindlasti parem kui mitte midagi, et pigem võtta seal uste peal see heit vastu esimesed nädal aega, sult ei oodata ühtegi müüki, teine nädal aega võiksid mingi 5 müüki teha nädalas, siis on 10 müüki ja 15 müüki, üle 15 müüki ei pea kunagi nagu tegema, 10 müüki, isegi siis ei pea rohkem tegema. Aga jaa, kui on alati häda käes, et raha hakkab otsa saama, siis kandideeri müügi koha peale, tiksu lihtsalt oma aeg seal ära, kui tahad, pane täiega arenda ennast, kui tuleb hästi inglise keel välja veel, siis panedki müüki täiega hästi ja sul on nagu raha teenimisvõimalused on super head seal. Aga mina isiklikult, ma olen rahul, et ma käisin siin, aga ma ei läheks uuesti, ütleme niimoodi. Aga tööd muidu, ma ei tea, linnades kõige rohkem töid on siin mingisugused kohvikutööd, baristad, mingisugused teenindused ja siuksed nagu, et ma ei tea, kui sa oled kokanduseriala peal, nagu oled pädev käpp, siis sul tööd on nagu igal pool põhimõtteliselt. Siuksed muid töid, ma ei tea, kõige parem on läbi tutvusta ilmselt. Ja ma ei tea, kõige mõttekam on niimoodi, et e-mail ja pole mõtet väga palju saata, nendel ei vastata. Kõige parem on see, et prindid CV-d välja, viid koha peale või siis helistad või mis iganes. Et niimoodi on mõttekas nagu tegelikult tööd otsida. Jah, et tööd tegelikult on, kui sa viitsid otsida, siis tööd on. Kaua plaanin olla siin? Ma ei tea, oleneb. Mul tuleb varsti sõber veel siia, Kalvin Kolk, ja kui me otsustame temaga, et jääme teiseks aastaks ka, siis jääme, aga farmi teeme ära, et saaks teiseks aastaks ka tulla. Aga ma ei tea, tunde järgi, kui ma 10 kuu pärast, 9 kuu pärast tegelikult juba tahan olla ikka siin, siis teiseks aastaks ka. Eks näis. Nii, järgmine küsimus. Küsite veel hästi palju, kas tasus siis minek ära, kas oli see väärt seda? Siiamaani on see täiega seda väärt, ma olen nii palju õppinud, maailma näinud, mul on nagu, kõik on nagu mõtteviis on juba nagu suht palju muutunud isegi siin ja ma ei tea, siiamaani on igatepidi ära tasunud ennast, nii et tunde siia kõik. Nii, aga võtame järgmise. Üks küsimus veel. Mis kaamerat ma kasutan? Mul on kõige tavalisem point and shoot, siuke hübriidkaamera Canon PowerShot S120, siuke väike kaamera. Teeb normaalse videosi. Ma ei tea, mina ajan oma asja ära sellega. 4 lisaakut on mul ka selle peal, pluss siis originaal. Saan hakkama. Ja pildistamise kaamera on mul Canon 400D, mingi vana luts kaamera, teeb normaalselt pilte valges, pimedas läheb vaja siuksed ekstra vidinad, mingid flashid, asjad, aga saab hakkama selles suhtes ja hea kaamera teeb küll nagu ilusat pilti ja kõik, aga see kaamera teeb ilusat pilti, pluss natuke lisatöötlust ja kõike, nagu ta ei tee koledat pilte. Kui tal on veel mingeid küsimusi, ma ei tea, kirjutage siia video alla, ma teen mingi video veel, vastan teile täpsemalt, aga need oli siuksed nagu põhiküsimused, mida saadate mulle, et kuidas läheb ja kuidas nagu elu on nagu super ja hästi läheb ja kõike ja need on siuksed basic küsimused. Ja lõpetame selle video käteseisuga. 4207. Säevõtt. Tavaga. Keins. Tšau, näeme järgmises videos, vlogis, mis iganes ja subscribe, like ja pange, jagage, kommenteerige. Teeme selle 2000 subscribe'i täis kiiremini, kui see 1000 tuli. Nii et selle jaoks, et teie abi vaja, nii et aidake mind.